No tere hommikut. Väga meeldiv olla siin teie seas, kuigi ei ole meeldiv, et ma teen seda teist eemal. Aga igal juhul. Tähendus on kasutus, kirjutas Ludwig Wittgenstein postuumselt avaldet kogumikus filosoofilised uuringud. Aru saama, et tähendus on selle kasutus keeles, sõnatähendus, ma alustan uuesti, mul tuli siin midagi ninno. Aru saama, et sõnatähendus on selle kasutus keeles võiks pidada triviaalseks tähelepanuks. Kuid triviaalne tundub see vaid seni, kuni hakkama mõtlema olukorrale, kus meil on idee või ese või tegevus, kuid selle tähistamiseks puudub sõna. Me laename, kultuurid on alati laenanud, olgu tehnoloogiat või roogasid või millest täna räägime, sõnu. Tavaliselt juhtub see siis, kui avastame mõnes teises kultuuris seda, mida meil ei ole. Pitsa näiteks, või borši, või hoopis purksi. Kui meil puudub ennenägematu kohta sõna, siis nimetame ennenägematu ise millekski või kasutame kellegi teise sõna. Kujutle, et oled eestlane 3000 aastat tagasi küttkorilane. Mammutid ja tarvased on muutunud haruldaseks ja küttimisretkel lõunasse näed inimesi, kes teevad midagi suurel lagedal maa-alal ehk põllul. Sina 3000 aastat tagasi ei tea, et see on põld, kuna sa elad metsa keskel. Küsid põllul töötavalt liivlaselt, mis see on? Õnneks räägib liivlane peaaegu sama keelt kui sina ise, aga räägib juba paremini teist keelt, midagi nende vihatud röövretki korraldavate leedukate keelele sarnast. Seega osutud põllule ja küsid, mis see on. Laukas, ütleb ta. Jätab meelde, laugas. Siis näed lätlasest sõdalaskel peas metallist müts ja käes puust käepidemega terariist, kes sööb kahtlasi rohelisi marju ja oranži värvi juurvilja ja pakub sulle ka. Küsid, mis need on? Tšivere, tširves, tsirnes ja purkane, ütleb lätlane. Nojah, jätad meelde, lähed koju, mäletad kiiver, kirves, hernes ja porgand. Tegelikult me ei tea, millises suunas see kõik käis, kas soome-ugrilaselt baltlasele või vastupidi. Kuid me teame, et vahest võib laenudega ka eksida. Näiteks soome keeles leppä, meil lepp ja liivlastel jeppä tähistab üht sorti võsa, milles 10 aastat küttepuid tegin, aga läti keeles on liepa hoopis Pärn. Nii et nendelgi on Kura poolsaarel oma Pärnu ehk Liepaja. Aga tagasi korilasest eestlase juurde. Möödunud on paar tuhat aastat ja toonase korilasest eestlase järeltulija talupoeg või koguni ori elab Anastet Liivimaal Stackelbergi mõisas. Ta saab teada, et too suur hoone, kus hoitakse hobuseid, on stall. Ja seal on ka Frau Brigitta lemmikhobune Friedrich. Aga eestlasena, kel algkaashääliku ühendeid on peaaegu võimatu hääldada, ütleb ta, et Taagepera mõisa rouva Pireti hobune Priidig on tallis. Ja veelgi hiljem hakkab tema järeltulija käima Schules ehk maakeeli koolis, kus ta õpib selgeks lugemise, mille õpetus Saksa pappkirikus nimetas leeriks. Ja nii nõnda me keel rikastub. Sõna Vaksal jõudis meieni vene keele kaudu Londoni pearaudteejaamast Vauxhall, chef-d'œuvre ja cauchemar tulid samuti vene keele kaudu, kuid prantsuse keelest. Sõna liiper on tulnud inglise sõnast sleeper ja kõige lõpusamalt nahkhiir on tulnud saksa sõnast fledermaus ehk laperdav hiir, aga kuna algkaashääliku kombinatsioon FL
on peaaegu võimatu hääldada, siis nagu sõnast stall sai tall, siis sõnast Fledermaus võeti maha F-tähe ja tuli Ledermaus. Ja mis on Ledermaus? Eesti keeles tõlkes on nahkhiir. Nii et meie keel rikastub veelgi enam. Ma võin siin kõrvalmärkusena öelda, et keeled, kus rõhk on alati esimesel silbil, on sageli probleemid või algkaashäälikutega, aga nad lahendavad seda probleemi erineval viisil. Näiteks hispaanlastel on väga raske SP, ST algkaashäälikut hääldada. Aga teha seda lihtsamaks panevad sinna ette E-täht, mis tähendab, et siis vanast ladina või Rooma provintsis Spaania sai Espaania, Sloveenia on hispaania keeles Esloveenia, Stockholm on Estocolma ja siis see kujuneb juba nagu reegliks Hispaanias. Aga häda on, et tuleb selline sõna nagu Estonia. Ja kuna nad teavad, et nad ekslikult panevad E-tähe alati sinna sõna ette, siis mitu korda olen ma rääkinud hispaanlastega, kes ütlevad, te olete Estoniast. Aga igal juhul see on, kuidas erinevad keeled tegelevad oma hääldusprobleemidega. Aga need varasemad näited olid kõik pärinesid ajast, mil me austasime teisi keeli rohkem kui me enda keelt. Ainult siis 19. sajandil ärkas Eesti rahvas. Taheti eestikeelset laulu, raamatuid, näidendid. Enam ei tahetud iga võõra nähtuse puhul lainata sõnu teistelt ja mugandada need eesti häälduse järgi uuteks eesti sõnadeks. Kiiresti linnastuv ja moderniseeriv, kuid endiselt agraarsõnavaraga maarahvas, kes 19. sajandil oma rahvuslikku identiteeti avastas, vajas uusi sõnu tähistamaks uusi mõisteid, mida kiiresti arenev ajastu tõi. Ent see rahvas ei soovinud neid uusi mõisteid lihtsalt mugandada saksa keelest. Ning selles samas vaimus astuski rahvuslik modernistliku liikumise noor Eesti liige Johannes Aavik nagu tank või oma tanksaabastega meie keelde, muutes vägisi eesti keele kaasaegseks 20. sajandi keeleks. Aavik mõistis varem kui teised, et üks kultuur saab maailmast aru vaid siis, kui sel on keel, millega on võimalik kirjeldada 20. sajandi eestlast ümbritsevat elu. Eesti keelel on vaja sõnu. Õigemini ta sai aru sellest, mida pidas silmas Wittgenstein oma esimeses raamatus Tractatus Logico-Philosophicus ja selle viimases osas, kus ta kirjutas sellest, millest rääkida, millest ei saa, tuleb vaikida. Mille kohta meil ei ole sõnu, sellest me ei saa rääkida. Aavik adus, et täpsema sõnavarate eestlane püüaks täpsemini kirjeldaks justkui Läti tširvesega kurge. Uued sõnad võet kas murde või soome keelest või koguni loodud de novo sõnad, mida 19. sajandil ei mõistnud veel keegi, kuid milleta ei saaks me tänapäeval üldse hakkama. Ja siin, ma usun, eriti ei saaks Karl-Martin Sinijärv seda teha oma luulega. Sõnad, mis on toodud eesti keelde tänu Johannes Aavikul, ma loen nüüd ette nagu valik nendest, vähemalt need, mis on jäänud tema ettepanekutes, kuna paljud ei jäänud, aga tähestiku järjekorras Aaviku sõnad. Ja mõelge siis omavahel, kuidas ta on rikastanud meie keelt. Aare, embama, ennustama,
evima, haihtuma, hajameelne, hankima, hetk, häirima, hääbuma, innukas, johtuma, julm, jõhker, kehutama, kohtlema, korvama, kummaline, laip, laup, lemmik, levima ja levitama, loobuma, lünk, meenuma, mugav, mõrv, möönma, nautima, nördima, otstarve, raev, reetma, relv, roim, saabuma, saavutama, siiras, siirduma, soodne, suhe, suund, sünge, süüme, säilitama, säästma, tajuma, taunima, tootma, ulm, millest tuli hiljem ulme, vallutama, veenma ja üllas. 2 sõna, mida ta lõi, milles mul väga kahju, on volbe, mis nagu sõnad relv ja roim ilmselt on ka mingi ingliskeelse taustaga, aga volbe inglise keeles on voluptuous, mõnusalt ümmargune ja seksikas. Ja teine sõna on polp, mis on siis tagumik, mis on ka volbe polp on päris hea sõna. Ja siis olen ise temalt võtnud või üritanud velmata ehk taaselustada sõna põrpima, mis on üllatada või ehmata panema ja panin selleks sõna siis pealkirjaks ühes vanale üllitisele, mille ma andsin välja aastal 1988 ja see oli siis põrp. Et kui vaadata neid sõnu, siis me saame aru, et taristu ja kestlik, mis on põhiliselt need 2 sõna, mis on peale Karl Martini sõna penipaun, on jäänud kasutusse pärast 10 aasta tagust sõnausi. Võrreldes minu eelloetlud sõnadega on need väik pisiuuendused. Ja need sõnad, mida ma lugesin ette, kas üldse me suudame kujutada ette eesti kõne ja saati siis kirjakeelt ja kirjandust ilma nende sõnadeta. Kuid mingem tagasi esimese mainit Wittgensteini tsitaadi juurde. Tähendus on kasutus. Kui aviku sõnu poleks leidnud kasutust, ei tunneks me neid. Üldse mitte. Osaliselt tulid need sõnad keelde ja said kasutatavaks tänu sellele, et nad täitsid lünga. Inimesed said uue Eesti Vabariigi vaimus aru, et on aeg täiendada sõnavara. Kaasa aitas Eesti kirjanikkond, kõigepealt sajandi alguses Noor Eesti, siis Eesti Vabariigi aastail Siuru ja hiljem ka Arbojad, kõik innukalt võtsid aaviku sõnu kasutusele ja seda on võimalik näha juba selles vahes, mis on Eesti kirjanduses nende liikumiste Noor Eesti, Siuru ja Arbojate puhul võrreldes sõnakasutusega, mis oli nendele eelnevas luules. Noored läksid sellise lingvistilise revolutsioonilise vaimuga kaasa, nad haarasid sõnadest kinni, aga osaliselt tänu võib-olla natuke korruptiivsele asjale, et Aavik oli nimetatud Eesti kooli peainspektoriks, kes otsustas, milliseid raamatuid kasutada Eesti koolisüsteemis ja ta valis ainult neid, kus oli leida tema sõna uuendusi. Nii et põlvkond kasvas üles Aaviku keeles kui ainuõige keel, sest muid kooliraamatuid eesti keeleaines ei olnud. Minu isa oli üks nendest, seal oli
inimene, kes oli selles esimeses põlvkonnas, kes kasvas üles, kes oli Eesti Vabariigis sündinud ja temal olid kõik need sõnad täiesti normaalsed, sest nad olid kõik tema kooliõpikutes. Aga põhiasi oli, et inimesed kasutasid neid sõnu. Et kui me ei kasuta sõnu, nagu ütleb Wittgenstein, siis neil ei ole mingit tähendust. Et meil on ka tabaks öelda, et keel aga on elav asi ja ta ongi. Keelekasutus muutub kiiresti, eeskätt noorte seas ja kui keegi uuriks, siis võib juhtuda, et selguks, et see muutub tänapäeval kiiremini ja laia ulatuslikumalt kui kunagi varem. Sest sõnad tulevad noorte seas kiiresti käibesse ja nüüd meil on sotsiaalmeedia. Mobiiltelefonist, mis on ainult 30 aastat vana, sai lihtsalt mobiil. Mobiilist sai mobla, millest sai telo. Ja ma ei tea, mida nüüd öeldakse, kuna see kõik muutub väga kiiresti. Aga tänu sotsiaalmeediale on eestlased, eriti nooremad eestlased, enam võõrkeelses keskkonnas ka kui kunagi varem. Eesti noored on võtnud üle USA noorte keelepruugi nice, noise, yo, oh my god. Seda ei väära miski. USA noorte keelt peetakse prestiižseks. Selle kasutamine näitab, et oled maailmaga ühenduses vähemalt. Kui sa oled Eesti noor, aga ma olen kuulnud noori kauplustes või mujal üle Euroopa vähemalt, kes hõikavad nice või oh my god. Nii et see on selline ülemaailmne või vähemalt läänemaailma keelekasutus, mida kõik on üles võtnud, kes on nooremad kui teatud vanus. Aga seda ei ole vaja taunida. Kõige elementaarsemad eesti keele terminid tähistamaks kirvest, hernest, talli ja kooli oleme võtnud võõrkeeltest. Ja nagu ma ütlesin, nõnda sai sõna tool saksakeelsest stuulist, sõna sink, sõna schinken ja soomlased oma hääldust järgides tegid hoopis kinku. Ja meie võtsime Soomele hetki asendamaks saksakeelset augenblikki ehk siis silmapilku, kus meie suutmatus jälle hääldada algkaashääliku ühendeid. Tegime sõnast blikk, sõna pilk. Lihtsalt vahetasime välja seal tähtede järjekorda. Need on kõik normaalsed nähtused. Meie keel on kaasaegne, kuid seda tuleb aeg-ajalt täiendada ja see on see viimane väike osa, mida ma tahan siin rääkida, sest meil on endiselt sõnu või teatud sõnadest puudus, kus me mõtte läheb segi tänu sellele, et meil ei ole neid õigeid sõnu olemas, et eristada väga tähtsaid nähtusi. Ja põhiliselt, kui me tahame neid arendada, me peaksime jälgima teatud printsiipe, et kui me saaksime luua neid uusi sõnu, kui on vaja. Esiteks, kui sõna on kõlalt eestikeelne, täidab elegantselt eesti keeles olevat lünka ja on juba üldkasutuses, siis lainatagu seda sõna võõrkeelest. Kaasajal oleks hea näide inglise keelest võet copy-paste, kirjeldamaks igapäevast tegevust, mida ma olen selle kõne kirjutamisel kasutanud vähemalt 50–60 korda, et ma kopeerin ehk siis kopeerin ühte sõna või lauset ja siis ma tõstan selle mujale oma kõnes ja siis ma pastin seda. Copy-paste on nii tavaline, et ma ei suutnudki leida mingit asendust sellele ja võib-olla ei olegi vaja. Aga teiseks, kui on termin, mida kuidagi mugandada ei saa, on vaja uut. Selle alla käivad ka kaashääliku ühendiga sõnad, mida raske välja öelda. Sellepärast paningi 10 aastat tagasi Sõnausile
et leida uus sõna selle ülisageli kasuteten piinarikkalt raskesti hääldatava sõna infrastruktuur. Selles sõnas fra täheühend, mille puhul me muutsime prouaks frau ja prantsusmaaks France, mida soomlased muide tegid isegi veelgi karmimalt rouvaks ja ranskaks. Ning siin on ka täheühend str, nagu saksa sõna strand, milles me saime Eesti rand ja Soome sellest sai randa. Kui me hääldaksime sõna infrastruktuur sama põhimõtte järgi, mida me oleme kasutanud varasemalt võõrkeele sõna ülevõtmisel, saaks fra, infrastruktuuri sõnas pra ja strist r ning sõna, mida kohta me ütleme infrastruktuur, oleks eestipäraselt tegelikult infraruktuur, mis kõlaks veelgi imelikumalt. Aga see ongi, mis on eesti keele sõnade või mugandamisreeglid tuletis. Sõna taristu on aga nagu selleks loodud, lihtne, elegantne, eestipärane. Tõsi, Jaan Kaplinski leidis, et see ei mahu samasse keelepessa kuhu teised stuu lõpuga sõnad, aga tähendus on kasutus. Ja kui inimesed kasutavad, ju oli siis vajadus selle järel ja nüüd me kohtame sõna taristu peaaegu kõikjal. Aga kolmandaks, uusi sõnu võib vaja minna ka ebaselguse või segaduse vähendamiseks, mida pean kõige olulisemaks just keele puhul, sõnade puhul, et kõik oleks selge. Esimene näide sellise ebaselguse kohta on sõna poliitika, mis võib tähistada Toompea kemplusi, aga ka seda, mida inglise keeles tähistab sõna policy ehk riigi, valitsuse, asutuse, organisatsiooni või üksikisiku poolt vastuvõet või pakut tegevussuunda või põhimõtet. Laused ingliskeelse lause nagu policy was ruined by politics või siis teine variant, despite major changes in politics in the US, its non-recognition policy remained the same for 50 years. Seda ei saa, kumbki neist ei saa edasi anda eesti keeles, et inimesed saaksid aru. Kuidas ütelda, poliitika rikkus poliitika või vaatamata suurtele muutustele USA poliitikas jäi nende poliitika samaks. See on nagu nonsense. Järelikult meil jääb see probleem edasi seni, kuni me ei suuda leida vaste sõnale policy. Ja oleks minu üleskutse, et tõesti, kui on midagi karjuvat, mida vajame, et teha meie keelekasutus täpsemaks, siis esimene oleks leida eesti keeles vaste sõnale policy. Ma ütlen kõrvalmärkuse, et see sõna on olemas tegelikult eesti keeles, kui me räägime kindlustusvaldkonnas. Eks seal on sõna police, mis tulebki, inglise keeles on policy, insurance policy, meil on kindlustus police. Üks lahendus oleks lihtsalt võtta sõna police ja seda siis laiendada sellele valdkonna, mis puudutab näiteks mitte tunnustamispoliis, mitte tunnustamispoliitika. Siis vähemalt sa võid öelda, et poliis oli rikutud poliitikaga. Siis sa saad aru, et ei ole poliitika, oli rikutud poliitikaga. Ja sama asi mina väidan, kuigi mulle vaieldis 10 aastat tagasi ägedad vastu, ilmselt pigem humanitaaride poolt,
et meil on selline sõna, mis on puudu eesti keeles ehk science ja scientist. Kirjandusteadlane ega ajaloolane ei ole scientist. Science on Francis Baconi scientific meetodit jälgiv teadus. See tähendab, et sul on katsepõhised uuringud, mida kasutad siis arendamaks mõnd teooriat, aga ajaloolane ja kirjandusteadlane ei saa teha seda sellist science'it. Ta võib teha teadust, jah, ta võib uurida, mida Kristjan Jaak Peterson, kas Kristjan Jaak Petersoni ala oli mees või naine ja seda võib ka uurida, aga scientist on see, kes siis teeb eksperimendi ja tuvastab, et koroonaviirus on sellise kujuga näiteks. Et seni, kuni me ei suuda seda fundamentaalsemaid tähistada, on meie keel minu arvates puudulik. Aga kokkuvõtteks, eesti keel on kultuurkeel, mille saame tähistada pea kõiki fenomene, aga mitte kunagi kõiki. Keel kui elav inimtegevuse tähistaja vajab muutusi ja nii jääb meil vajadus kas lainata või luua või võtta kasutusele uued sõnad, mis täiendavad meie keelt ja teevad seda viisil, et need sõnad on meile ka hääldatavad ja mõistetavad. Lõpetuseks ma tahakski lihtsalt kutsuda inimesi üles edasi looma sõnu. Et ei pruugi olla geenius, nagu oli Johannes Aavik, kes võttis oma elutööks mitte ainult luua uusi sõnu, et meil oleks kaasaegne keel, aga samuti ka muuta meie keelt. Et mis on nendes katsetes käiku läinud kõige enam, on siis maks konstruktsioon, kui on siis kaks et midagi, et nii palju etsi poleks olemas, siis ta lõi maks konstruktsiooni. Teised, mis tulid rohkem tema esteetilisest meelest, ilumeelest, oli, et arvas, et tud on õudse kõlaga sõnalõpp ja siis kõik sõnad nagu kasutatud. Ta tegi siis sellest kasutett, olen ise siin, kuigi ma ei tea, palju märkasid, kasutanud Aaviku tett-vormi. Ning tal on siis veelgi radikaalsemad ideed, pidas ka kõik sõnad, verbi, tegusõnad, mis lõpevad tleda või tlema, pidas inetuteks sõnadeks ja siis tema pani sinna iga kord selle asemel, et taotleda oli taotella, selmet, mis oli ka Aaviku sõna muide, selmet määratleda tuli määratella. Ja see on pigem maitse asi, kas see meeldib või ei meeldi. Aga igal juhul kõigil, kes kõnelevad eesti keelt, võiksid kaasa lüüa eesti keele rikastamisele ja meil on see võimalus nõnda toimida, sest meil on selline paindlik ja ilus keel. Ja palju õnne kõigile emakeelepäeva puhul, aitäh kuulamast! Tänu suur ja nüüd me saame vaadata, kas meil on tekkinud miskeid küsimusi. Tundub, et raputatakse päid, ei ole ettekande ajal kirjakesi tulnud. Tegelikult oli see hea kokkuvõte selles suhtes, et tõesti keelt saab ju igaüks edasi luua ja eriti veel praegusel ajal, kui igapäevases kasutuses on sellised vahvad sõnad nagu näiteks viirus, vaktsiin, immuunsus. Viirus, puhas võõrsõna, aga sobib nagu eesti keelde väga ilusasti, ei tundugi, et oleks võõras. Aga paljude niisuguste meditsiini- ja teadusterminitega üldse on küll nõnda, et kui sa loed mõnd pikemat teksti, siis
noh, sama hästi võiks teda lugeda ladina või kreeka keeles, sellepärast et kõik sõnad on lihtsalt otse üle võetud. Kas seda kõike nüüd oleks mõtet eesti keelde hakata ümber tõstma? Kuidas tundub? No ma arvan, et sõnad, mida spetsialistid või nagu eesti keeles öeldakse, spetsialistid kasutavad, ei ole vaja. Mul on meeles, kuidas, kui ma olin president, mul oli üks seminar, kus olid erinevad teadlased ja vaheajal hakkasid 3 bioloogi omavahel ägedalt vaidlema. Ja kõik sõnad, mida nad kasutasid, olid inglise keeles välja arvatud sidesõnad. Aga ja nii edasi. Aga muidu oli see kõik inglise keele. Aga no, suuresti need sõnad, kuna ma natuke tundsin valdkonda, olid arusaadavad mulle, aga ma usun, et ei ole vaja muuta seda. Ma olen teine kogemus oli, kui ma külastasin üht idufirmat ja seal oli siis haruldane mees, kes vene rahvusest, aga ta rääkis tundis kõiki eestikeelsed arvutiterminid ja ma kuulasin seal. No mitte, seal kõik, iga sõna, mis ta kasutas arvuti kohta, oli kasutada ainult eestikeelsed terminid. Ma vaatasin siis tema Eesti soost programmeerijate peale, ütles, saad sellest aru, et ei saa. Me ikka kasutame ingliskeelseid sõnu. Nii, et siin on erinevad variant. Aga mul, kui on mingi fenomen ehk nähtus, mis on siis tavalisem, et me võime ise luua oma sõnu. Ja sageli ma nagu tunne on, et need uued sõnad ei ole täiesti uued, vaid pigem tõlgitud. Ja me võiksime teha nagu aavik, et lihtsalt leiata täiesti uus termin millegi jaoks. Et siis inimesed hakkavad kasutama neid terminid ja seal on, eriti kui meil on selline vaimsus noorte seas, et kasutada uusi sõnu, nagu oli 100 aastat tagasi ja kohati siin ka, siis miks mitte? Et ma usun nii, et nii Mobla kui Telo, kui nad kõlavad enam vähem okeisti eesti keeles, siis ja noh, nagu me võime öelda okei ka siin eesti keeles, et mõni sõna võiks olla ilusam, nagu Mobla, Telo. No kena, aga suur aitäh ja teeme sõnu ja mõõtestatult. Ja ma arvan, et neid mõõtestatud sõnu on siin täna veel päris palju tulekul, nii et täname ja liigume edasi sõnade juurest nüüd nimede, täpsemalt perekonnanimede juurde ja vaatame, kas saame liinile järgmise esineja. Kõike kaunist ja tasub edasi kuulata ja vaadata, mis meil siin toimub. Aber natürlich. Niisiis.